Hei, olen Maarja. Aitäh, et oled tagasi kuulamaks järgmisi ja järgmisi lugusid ettekujutamisest, kuidas luua oma elu ja olla iga päev õnnelik. Mul on nüüd süles palju pabereid, võib-olla see paberikrõbin kostub ka teile sealt. Aga nende paberite peal on väga palju kirjas. Nende paberite peal on see, et kui ma voltisin, siis samal ajal mul viskas pilte silma ette. Ma viisin kliendile toidu, ma peatasin auto, ma joonistasin. Ma rääkisin kolleegidele, et tule vaata, mis ma joonistasin, tule. Ma tirisin kõiki kolleege, ma rääkisin Tallinnas neid lugusid. Tule vaata, sellepärast, et mul on suur unistus tekkinud. Mina tahan omale Magic Hotelli. MH, ma loon oma nimelise brändi. Kolleegid küsisid, mis sul viga on? Ma ju joonistasin selle, et nagu siin peal on nagu sellised ruudukesed ja siin on sellised, nagu siin hakkab ju tulema, onja. Et peab ju saama. Mina joonistan omale siia mesilase ja mesilase kujud ja siis meie kärgi joonistan ja et selliseid helikindlaid kapslikesi ja siis mina tahan mere ääres või vee ääres või ma ei läks nagu juba lappesse läks nagu kõik. Aga siis, kui ma jälle sõitsin, voltisin ja siis, kui ma jälle mõtlesin, olin endamisi, et issand, mida ma nüüd siin linna vahel räägin inimestele, et Magic Hotel. Ma soovin ja ma kujutan ette, et see on Eestis, ma kujutan ette, et see on mere ääres. Hiljem ma muutsin selle sõna mere ääres, muutsin vee ääres. Maagiline koht. Ma rääkisin sellest isegi näitlejatele, arvestusnäitlejatele, kuidas ma palju jalu nuusutan ja sellest saab kõht täis. Näitlejad vaatasid, et see asja sa räägid, see on jumala äge, jumala eest, millal sa selle saad on ja ma ei tea, et vist tuleb ära oodata see õige aeg. Selline, nagu eelnevates lugudes olete kuulnud, nagu lillelaps on ja nii. Ma joonistasin ja kirjutasin ja lõpuks kirjutasin. Siis ma läbisin ühe külluse koolituse. See käis läbi Facebooki Messengeri ja siis ma joonistasin igasuguseid asju siia. Ma joonistasin, kui palju siit praegu näha on, ma ei tea. Ma võin pärast veel lähemalt filmida, tulete mulle külla, siis ma näitan teile neid rohkem. Et siin on siis hästi palju naerusuid, siin on hästi palju, ma näen siin voolavad sellist vett, südameid, tähed, siis siin on treppe, siin on igasugu rombikujutisi, vaibad, lendavad tähed, päikest iga nurga pealt ja rohelust. Et ma joonistasin selle, siin on nagu juulikuus eelmine aasta. Staarrahva seas, armastan ennast, armastab maailm vastu. Naeratuse miljonär, Maarja Lanna, päike, üle punaste vaipade, küllus on kõikjal, prillid eest ja lähme lendama ja süües naudin igat suudaid. Ma olen selle kirjutanud eelmine aasta suvel. Siis ma joonistasin meekärgi. Mõtlesin, ma ei tea, mis asi see meekärgedega on, aga miski siin tahab tulla, miski nagu kõnetab mind. Et kujutage ette ja kui teil tulevad, hakkate ette kujutama, siis hakkab teil need pildid tulema nii palju kui võimalik, olge üksi oma maailmas, ärge kartke iseendaga olla, sellepärast teie iseendaga leiategi täpselt selle, mida te soovite. Ja siis kutsuti mind helirännakule ja helirännakul ma olen kirjutanud siia 3. august 2020 helirännakul ma nägin igasugu asju, ma joonistasin sellest pildi, aga üks asi, mille ma kohe välja toon, on kiviaed. Ma joonistasin selle siia. Ja joonistasin, mis ma joonistasin, neid joonistusi on veel palju. Et siis see lugu, mida ma soovin järgmisena, kus inimesed on juba, Maarja, nagu päriselt või? Pastakad on võlunud iga ühe. Torusallid Maarja naljadega paneb särama nii suure kui väikese. Samm-sammult koos voltimisega loon oma hotellile väärtuse nii endale, lastele kui ka mehele. Meest
mul sel hetkel ei olnud, kui ma seda kirjutasin. Seeläbi valmib me veeäärne maja ja hotell. Ja hotelliga särab iga teenindaja just täpselt, seda ma tahan. Oskan seda kõike juhtida. Ehitajad ehitavad, filmin neid juba täna. Loovad iga nurga just sellise nagu vaja. Kanname neile süüa. Kõike head. Õnnepisarad voolavad, kas tead. Inspiratsiooni saab iga hing. Motivatsiooni ammutab iga pisipõnn. Tulgu parimad üritused, mida eal pole näinud. Vahel viskan ka kuldse keebi pealt. Et koos teiega keerutada kingi, seeläbi puudutades teie hingi. Soovite siia tagasi tulla sealt tagumisest reast, sest järjekord on tekkinud te seast. Küsitlen kõiki naabreid korduvalt, kui vaja. Panen nad ka särama võlukepiga. Unistused on täitmiseks ja teekond on nautimiseks. Aega läheb just nii palju, kui vaja. Olen siin, olen kohal, olen valmis. Tule nüüd. See on see lugu maagilisest hotellist, kus ma joonistasin paberile. Ma joonistasin sinna korruseid, ma joonistasin majakesi, bassein, saunad, liivakastid, asjad, mängukohad, kõik asjad ma joonistasin, suitsunurga märkisin ära. Ja ega siis midagi, see oli justkui nagu paigas, see maagiline hotell. Aga ma soovisin veel midagi. Magic Hotel, maagiline paik. Nii. Aga mida ma teen? Ma soovin siiralt südamest, et Tallinn oleks seal minuga. Ma ju voldin praegu. Nii, ma pildistan pilte, panen need seintele. Ma panen kõik sõnumeid vaipadele. Aga miks mitte? Sest ma ei lähe siit Tallinnast ennem ära, kui maal on ka Tallinn minuga. See on minu lause enne kõike, kui me oleme jõudnud siiani, kus ma täna elan. Ma ei lähe ennem oma Magic Hotelli, kui Tallinn on seal koos minuga. Ja siis ma sain aru, et või vist olen mingi pöörane. Ja siis ma sain aru, et see Magic Hotel, mul ei olnud ju siis täna, sel hetkel, kui ma kirjutasin meest. See tähendab seda, et ma üksi seda ju ei tee. Nii, kõige parem on seda ju kaaslasega teha. Siis ma hakkasin omale kaaslast otsima. Magic Hotelli paber oli kaasas. Ja ma käisin kohtumas inimestega. Kas sina ehitad mulle selle hotelli? Kas sina ehitad mulle selle hotelli? Proovisin ühega, proovisin teisega. Ja see on päris elu jutt. Päris tõsi. Proovisin, küsisin, lugesin ette. Mind vaatati, kui hullu. Aga ma ei andnud alla. Ma loobusin mingil määral mõttest. See hotell on ju siin paberil kirjas. Küll ta tuleb pumm kõrvale. Okei, aga siis ma kirjutasin siis omale mehe. Millist meest ma siis enda ellu soovin? Et kui on meest vaja, hotell on nagu mõttes olemas, aga siis meest vaja. Järgmises videos ma räägin teile, kuidas, mismoodi, millisena ma kirjeldasin suvel omale kaaslast. Loomulikult nende kohtumistel ma seda kaaslast ei leidnud, aga ma räägin teile, kuidas ma soovisin ja ettekujutasin omale kaaslast, kuidas ma seda otsima hakkasin, sellest kuuleb juba järgmises videos. Aitäh, et sa vaatasid, aitäh, et sa kuulasid. Järgmine video jõuab teieni juba õige pea, sellepärast et ma ei taha teid panna kaua ootama sellest, kuidas luua oma maailm, kuidas minul on see päriselt elus läinud. Kas te olete valmis kuulama, kuidas endale meest ette kujutada? Ja enne seda ma olen ju loonud omale kõik asjad. Mis ma siis ei saa? Palun võlukepiga omale ettekujutusse mehe. Tatar!